hea uudis on see, et ega mul tegelikult ettekannet ei olegi. Ja teil on niimoodi, kuidas öelda, pimedas videvikus on niimoodi leiba luusse lasta ja päris tore olla. Aga mida ma tahaks, et võib-olla natuke mõtiskleksin. Mina saan aru niimoodi, et keskkonnapäev tähendab seda, et ettevõte räägib, millised on tema tulemused olnud. Siis väljapoolt inimesed hindavad, et kas need on tunduvalt piisavad olevat. Ja siis huvigrupid, kes oma äri ajavad, need siis kiibitsevad, eks ole, juurde ja püüavad siis oma niisugesi mõtteid avaldada. Et mina olen see, kes väljapoolt on, vaatamata sellele, et ma 23 aastat Eesti Energias on olnud. Ega mul täna mingisuguseid erilisi sidemeid Eesti Energiaga ei ole peale suure armastuse, et esimene töökoht, mis kestis tõesti 23 aastat. Nii, aga siiski panin paberi peale, et oleks lihtsam rääkida. Et siuksed punktid mõtlesime ja arutaks nende punktidega. Et esimene vast on see, et mis see tasakaal ja prioriteedid tähendavad, et võib-olla me peaksime mõtlema seda, et austa seda emakest loodust, aga arenda ka majandust kindlalt. Ja et need mõlemad saaksid toimima, see loodusarmastus või keskkonna mõjude minimiseerimine, üksik kuidas seda öelda, et selleks on ikkagi vaja see keskne kuju, see inimene ja selle harimine, ükskõik kust see harimine hakkab, kas emapiimaga ja lõpeb siis kuskil Pärnamäel või kuskil mujal, aga eks see elukestev õpe ole vast kogu elu, mis peab saatma. Ja teine, mis võiks täna niimoodi kõne all olla, et mõtle suurelt, unista millest iganes ja tegutse siis eesmärgipõhiselt. See tähendaks seda, et mõtle järele, mis on tegelikult teostatav ja mõtle järele ka, mis hinnaga on see tegelikult teostatav. Ja kui sa oled need kaks asja läbi mõelnud, et ega siis muud mitte midagi ei ole, siis ainult tuld, eks. Mis need postulaadid on? Postulaadid on eeldatavasti kõikidel ettevõtetel need, kes tegelevad maavaradega, kelle tootmine on võib-olla keskkonnale natukene rohkem koormav kui mõnel teisel. On kindlasti Eesti Energia ees või mitte ainult Eesti Energia, vaid kogu põlevkivisektori ees, põlevkivitööstuse ees on üks põhiline on ikkagi see, et kunagine jääkreostus likvideerida. Ma olen kaugel sellest, et rääkida, et nõukogude aeg oli nii õudne ja kõik nii edasi, et seda me oleme kuulnud raadiost õudselt hästi palju. Mina olen nõukogude ajal koolis käinud ja õppinud, ma ei ütleks, et ta õudne oli. Eks igal ajastul ole omad probleemid. Ja teine, mis peaks olema meil selliseks postulaadiks, on see, et keskkonna mõjusid saab vähendada ikkagi läbi tehnoloogia, läbi tegeva ettevõtluse. Ei ole võimalik, ei ole riigil ega meil kellelgi maksumaksjal nii palju raha, eks ole, et nüüd hakata lihtsalt loodust puhastama. See on ikkagi läbi ettevõtluse on see teostatav ja mina muud teed küll ei oska sellele looduse hoiule kuidas öelda, leida või näha. Nüüd see teine punkt, see põlevkivitööstus, et me sellest teame, kindlasti teie teate rohkem kui mina. Ja ma läheks kohe järgmise juurde, et vanemad inimesed igatsevad tagasi Eesti esimest vabariiki ja räägivad ja kõik nii edasi, et esimese Eesti vabariigi ajal oli põlevkivitööstus nii hinnatud, et isegi raha peal oli põlevkivitööstuse jälg tema tornist, et see tähendab siis seda, et tolleaegne riigikord luges prioriteetseks tööstust ja luges prioriteetseks siis kohalikul toormel põhinevat põlevkivitööstust. See on üks kile, mis on siis laenatud Eesti Energiast, see siis näitab seda aegrida, kõik me teame, et 100 aastat näitab seda aegrida, mis siis olemas põlevkivitööstusel meil on ja kogu mu need slaidid ongi kahest allikast pärit. Üks on siis
Eesti Energia aastaraamat ja põlevkivitööstus aastaraamat ja teine allikas või teadmiste koht on see, et me Teaduste Akadeemia energeetikanõukogus oleme nüüd rida aastate jooksul rääkinud energeetikast kui tervikust, tema sidusvaldkondadest, põlevkivienergeetika tulevikust ja ka keskkonnast loomulikult, et see on üks selline niisugune koht, kus me oleme palju arutanud. See on üks ilus pilt, mida ma ei tea, kas Veljo võib-olla näitas või mitte, aga seda te kõik teate ja Arvo Ots ikka armastab öelda seda, et kui keegi küsib, et palju põlevkivi jätkub, siis Arvo küsib alati see, et palju sa tahad, eks ole, et palju peaks siis jätkuma. Selle peale on siin näha, et 3,3 miljardit on meil olemas. Küsimus on see, et kas teda tasub välja võtta, mis moel ta tasub välja võtta ja milleks teda väärindada, eks. Siin on siis need meie saavutused, mida me siis selle 1,1 miljardist, mida me välja võtnud oleme, mis me sellest oleme siis teinud arvudes. Järgmine pilt näitab siis seda, et mis see tulemus on, tänaseks tulemus on see, et me palju räägime ja eriti ka poliitikud räägivad energiasõltuvusest ja energiajulgeolekust ja kõigist seda, et me oleme siin teie poolt vaadatuna siis, kui vasakus nurgas, eks ole, see tähendab seda, et me oleme nendest riikidest, mis siin üles loetud, on kõige sõltumatumad ja see muidugi tähendab ka seda, et meil need julgeolekuriske, millest palju räägitakse, väga palju me neid kartma ei pea. Ja me kõik teame seda, et meil on Brexitiga kõrval veel üks teine lugu, mis Põxit on ja eks meil on valikud ju olemas, et mida me siis nagu tahame. Kui me tahame sellise pildi järgi elada, piimanõudes hoida diiselkütust, kõik on ju võimalik. Ja küsimus on see, et kas tasub, kas maksab, kas see väärib, eks ole, küünleid. Nüüd veel niisugune arutelu teema, et Eesti Energia aktsiad kuuluvad 100% riigile. Iga firma, loomulikult riigifirma kaasa arvatud, peab tegutsema, eks ole, mingite raamistike järgi. Mina saan nii aru, et kindlasti neid strateegiad on veel väga palju, aga nad ei oleks siia ära mahtunud, aga mina lihtsalt oma arvates kirjutasin siia 4 niisugust põhilist strateegiat, millest nüüd Eesti Energia või ka laiemalt kogu põlevkivitööstus peab joonduma. Viimane, ma saan aru, et eile valitsus võttis selle ENMAK-i vastu, nii et nüüd on üks tähtis dokument meil olemas veel. Ja kuidas nüüd, kui te nüüd Eesti Energia töötajana või Eesti Energia sõbrana, eks ole, kujutate ette seda äri, et mina saan aru, et seda äri on ikka hästi keeruline ajada, siis kui mina Eesti Energias asi oli lihtne, et õli tooda nii palju kui jõuad, elektri hind oli fikseeritud, asi oli nagu klaar, mingit CO2-st niisugust juttu meil ei olnud, me ei tea, mis elukas see on. Aga nüüd need kollased ülemised mumbud on kõik ette antud ja meie tahtest ükskõik, mida me ka võiksime teha või tahta, need numbrid ju ei sõltu, eks ole. Ka elekter, me oleme turule pakkujad, kui turuhind on sobiv, võetakse vastu, pakkumine ei ole, ei võeta, eks ole. Ja viimane, millega me siin saame riigikodanikena või valitsuse liikmetena või ükskõik, kes mõjutab midagi, on see sama riigimaksud. Sellest on hästi pikalt ju olnud eelnevatel aastatel juttu ja mingisugune leevendus siiski ka olemas ju täna on nende maksude, ressursimaksude sidumisel, eks ole, maailmaturu õlihinnaga. Nii et äri ajada sellises väga kitsastes raamides on hästi keeruline, ma kujutan nii ette. Siin on pilt lihtsalt, et õlihind hüppab niimoodi ja minu arusaamise järgi siin ei ole mitte midagi tegemist turumajandusega, vaid siin on puhtalt poliitiline otsus, kuidas õlihind parasjagu siis alla hüppab või üles hüppab. Need ma olen võtnud Eesti Energia aastaraamatust, kus ta on üles kirjutanud, et mida temalt omanik ootab. Iga firma omanik paneb ju juhatusele mingid ülesanded, mida ta tahab, eks ole. Ja siin on nad üles kirjutatud, ette pole mõtet lugeda, see kõik te neid teate, eks ole, see ei ole nüüd mitte, kuidas öelda, tähtsuse järjekorras, et keskkond on kõige viimane, vaid lihtsalt on ta niimoodi tähestiku järjekorras, veetäht tundub vist ärist tagapool olema.
et sellised ülesanded on pandud ja nüüd me peame siis nagu mõistma seda, et kuidas nüüd selles ühtepidi selles suures tururaamistikus teistpidi omanike poolt pandud ülesannetega siis toimetatakse. See on meile kõigile teada nõndanimetatud Veki trilemma kolmnurk, mis siis tähendab seda, et me peame tasakaalu hoidma. Kõige kõrgemas ülemises tipus on see varustuskindlus, mis siis tähendab seda, et energialiik, mida iganes, on ta siis soojus või elekter, peab olema tarbijale kus tahes punktis kättesaadav tarbija poolt antud koguses ja tarbija poolt antud kvaliteedis või nõutud kvaliteedis. Järgmine on kolmnurga tipp, eks ole, mis räägib seda, et see peab olema ka võimalikult minimaalsete keskkonnamõjutustega toodetud ja tarbijani viidud. Võib ju teha kõiki, tänane tehnoloogia võimaldab üsna palju asju teha, aga küsimus on see, et kas see kolmas tipp siis tarbijale kättesaadavus, kas see siis on üldse võimalik, kelle jaoks meil seda energiat on, kui tarbija ei suuda osta. Nii et see on nüüd kõikidel energeetikafirmadel on selline kolmnurga bilansis hoidmine ja kõikide energialiikidel on see bilansis hoidmise küsimus igapäevane selline köie peal käimine. Nüüd, kindlasti täna te olete juba rääkinud Eesti Energia nendest projektidest ja tulemustest ja kõigist nii palju, et siit läheks nagu kiiremini mööda. Et mis see tulemuslikkus on, et võtsin siin 2016 lihtsalt keskmise börsihinna, keskmine õlihind ja kuigi õlihind käis ka 2016 alla $30, aga vanemad mäletavad seda, et kunagi on õlihind olnud ka alla $20 barrel. See oli see aeg, kui Eesti Põlevkivi andis iga päev, siis Põlevkivi oli eraldi riigiettevõte, andis iga päev vaguni põlevkivi Kivitari tehasele, et tehas püsiks elus, et see väärib täna küünlaid, et Emexisse ei lõigatud siis ära, kui õli maksis alla $20 barrel, siis ei olnud teda ju mitte kuidagi mõtet või ka võimalik toota. Ja mis veel sellest 2016 silma nagu jäi, et kaks sihukest, rekordid on niisugune imelik öelda, aga siiski, et võimsuse kasutus või võimsuse nõudlus üle 2000 megavatti, et see on ikka väga niisugune tõsine number ja eelmise aasta toodang on ju väga tõsine number. Et mis signaali see nagu annab, ütleme, et hea küll, see ühe päeva võib-olla ei iseloomusta nii palju, aga aastatoodang iseloomustab kindlasti, et põlevkivielekter meie piirkonnas on nõutav. Kui ta ei oleks nõutav, ei oleks konkurentsivõimeline, siis ei oleks 9 teravatt-tundi ju võimalik toota olnud ega maha müüa. Mis siis kõrvaltvaatajana nagu tundus niisugused nähtavad sündmused, et sellest me juba rääkisime, sellest maksuriigiga sehkendamisest, Eesti Energia strateegia, mis siis räägib seda, et kuidas nüüd peaks edasi arendamine ja milline peaks olema tulevik. Põlevkivikonverents oli kindlasti selline, mis uudist kaugelt ületas uudisekünnist. Te eeldatavasti osalesite. Auvere elektrijaama ümber käiv arutelu ja lõpuks ikkagi mina saan nii aru, et Eesti Energia sai oma tahtmise ja meie keskkond ja õhuheitmed ja kõik need selle tagajärjel ikkagi paranevad. Põlevkivigaasist juba oli siin juttu. Struktuursed koondumised ja rehvidest oli ka juttu, et sellised asjad jäid nagu niimoodi kõrvaltvaatajale hästi silma. Ja nüüd, kui vaadata aruanded, siis jäid silma niisugused numbrid, et 2014-2016 keskkonnahoiu peale või üldse neid kuidas öelda, investeeringuid keskkonnahoidu ikkagi 150 miljonit eurot on ikka päris tõsine niisugune number, investeeringu number. Töökohti olemas, eks ole, ja pea 100 miljonit makse
Eesti Energiast, see tähendab ikkagi jah, kuskil pea 1,5% riigi tuludest tuleb nüüd ühe ettevõtte maksukoormuse näol. Et mis ma sellega tahan öelda? Tahan öelda seda, et see ettevõte on Eesti ühiskonnale, Eesti riigile äärmiselt vajalik, selles vist ei kahtle mitte keegi. Ja siis võtsin kokku niimoodi, et millised olid toodangud ja millised olid siis keskkonnamõjud ja viimane punane lahter näitab siis seda, et kuidas siis keskkonnamõjud on nüüd alates, mis ta siis on, 12 vist jah, 2012 sellest ajast siis vähenenud 2016. aastani. Vähenenud, eks ole, CO2 sellel ajal ei ole, me võime muidugi rääkida, et 90. aastaga võrreldes on 50% vähenenud, aga me kõik teame, milline toodang oli 1990. Et sellest tabelist saab päris selge pildi, et on olnud nende aastate, 5 aasta jooksul ikkagi keskkonnameetmed on andnud oma tulemusi, see kokku oli sellel vahemikul mingi 350 miljonit, eks ole, investeeringuid, et järelikult need on ennast ära tasunud, väljund on olemas. Siis üks slaid, mis mulle niimoodi natukene endale huvi pakkus, et rohelist energiat, me hästi palju sellest räägime. Selle pealt me saame nii aru, et kuskil, mis ta on siis, 25% laialt võttes, eks ole, on Eesti Energia toodab rohelist, ära jaotatud nii edasi, aga teine number, mis paneb nagu natukene mõtlema, on see, et eelmine aasta 2016 on siis kokku meie andsime siis 71,8 miljonit elektritarbijad maksid taastuvenergia tasu. Ja nüüd ma jagasin 1,3 miljoniga ära ja sain 55 euri. Et igaüks pani 55 euri siis 2016 taskust välja, et nüüd oleks meil nagu õigus küsida seda, et oota, et mis nüüd edasi saab. Kas jääbki nii, kas me hakkame tuulikuid tootma, kas me hakkame mingit tehnoloogiat, taastuvenergia tehnoloogiat arendama, et selle najal, eks ole, midagi juba edasi ehitada, et lihtsalt niimoodi raha välja käia ja öelda, et Euroopa Liidu numbrid näevad ette, eks ole, et see ei ole päris tõsine jutt mu meelest. Ja siin on siis veel paar niisugust pilti, mida te kõik ka teate, need on võetud sellest aastaraamatust, kus on siis õhuheitmed SO2 ja NOx ja CO2 ja tahked osakesed ja selle kokkuvõte on siis see siin, et sellised on need protsendid nüüd nende minu poolt vaadeldaval 5 aastal olnud. Me võime muidugi öelda, et oleks võinud suuremad olla või vähemad olla, aga jälle me peame vaatama seda rahanumbrit, et mis on siis tegelikult selle tegevuse taga. Ja teine pool, mis ma niimoodi arvan, ma ei ole selleks siin, et kiita Eesti Energiat, aga ma räägin täitsa oma arvamust või neutraalselt pinnalt, et minu arvates need asjad, mis siin kirjas on, ei ole ühe firma kohustus, vaid see on kohustus või vastutus, kuidas tahate, eks ole, ühiskonna ees. Ja kui üks firma on suutnud seda teha ja selle juures ka müüa õli konkurentsis ja elektrit konkurentsis hoida, siis mida sa hing veel siis nagu igatsed. Ja tulevikust on siis paar niisugust slaidi, et kui ma enne ütlesin, et need äritegemise võimalused on üsna ahtakesed, siis järgmine on ka see, et ega tulevikus nad lähevad veel karmimaks, et eks need ole sellised piirtingimused või maailma poolt või Euroopa poolt nagu ette antud, eks ole, toimetamised ja loomulikult üks ettevõte sellega peab toimetama, selle viimase kliendikeskused. Et selle kohta ütles Alar Kolk, kes on praegult Euroopa Innovatsiooni Instituudi direktor, et kogu ettevõtluse innovatsioon peab olema 100% pööratud kliendile. Õpeta, kasvata klienti. Ja need on siis ühed viimased prioriteedid, mida Tehnikaülikool on välja pakkunud, Eesti Energia on pakkunud välja Tehnikaülikoolile. Et viimane punkt, kõiki nendest eeldavad 4 ilmselt teate, aga see viimane punkt on küll hästi valus ja minul kui Tehnikaülikooli töötajal
äärmiselt keeruline aru saada praegult, kuidas me energeetikas ja ka tema sidusvaldkondades järjepidevuse tagame. Kui keegi ütleb, et ei ole viga, ka täna kuratooriumis rääkisime sisseastumist lõpetamisest, no on probleeme, aga pole viga, siis me võtame arvesse siin väga paljud teised alad ja tehnika või tehnoloogia valdkonnas võtame arvesse ka siis, eks ole, selle IT ja kõik see, aga kui me võtame puhtalt energeetika, mehaanika, ehituse, siis olukord on katastroofiline. Ja see, mis on Eesti Energia teinud kogu järelkasvu programmidena, ükskõik, ma ei hakka nüüd nimetama, kas või viimane, et Tehnikaülikoolis loengute sari läbi viia, see peab andma kuskilt tulemusi, ta peab andma, sest et muidu lihtsalt ei ole meil mõtet nagu enam midagi väga toimetada, et me nüüd võitleme millegi eest, keskkonna kõige eest, aga kes on see inimene, kes seda toimetab, et see läheb probleemiks. Et mõtleme ja kokkuvõtteks, mis ma ütleks, et mõtleme nagu selle üle, et milleks me oleme nagu suutelised, kes on siin primaarne, kas kalad, metsloomad või inimesed või käpalised rohttaimed, eks ole, et mõtleme nagu selle üle järele ja püüame siis seda tasakaalu ikkagi säilitada, et nii nagu siin üks keskkonnastrateegia põhimõte on, et ära tee rohkem solki, kui loodus suudab, eks ole, seal ära neutraliseerida ja tehnoloogia aitab loomulikult kaasa. Nii et võtame seda keskkonnapäeva ja kogu keskkonnateema arutelu sellisena, et keskkond on meie lahutamatu osa. Ta ei ole meile koormaks, seda me peame järeltulevatele põlvedele kindlasti säilitama, aga meil peab ka mõistust jätkuma selleks, et kuidas, mis vahenditega ja mis hinnaga me seda säilitame. Et ei ole ka väga vale, kui keegi õlifirma, see ei ole küll Eestis, aga Dohas kunagi käisime, siis üks õlifirma ütles niimoodi, et kõigepealt me teenime 3 aastat raha ja siis me hakkame keskkonda parandama. Meil on juba see järjepidevus suur ja need projektid ja projektide tulemuslikkus ja kõigile teada. Nii et ilusat sügisilma ja puhast õhku, mis meil on Euroopa puhtam peaaegu, nii et hingame seda rahulikult sisse ja ärme ennast väga laseme ärritada kõikidest mõjudest, küll põlevkivi välismõjud ja igasugused mõjud, eks ole, et kõik asjal on mingi mõju. Meie siin istumisel on äkki suurem mõju ja kogu kliima soojenemine, et kas me ikka oleme nii võimsad, et nüüd meie kliimat soojendame, kui te vaatate miljonid aastad, siis on jääaeg olnud, jääaeg on läinud. Ma ei usu, et Eesti talumajad alepõletamisega jää ära sulatasid, eks ole, et eks seal ole palju siukseid asju, mille üle tasub mõelda. Absoluutselt tõdesid ei ole, aga aitäh! Ära mine veel ära, võib-olla nüüd eriti sinu viimane mõtteavaldus äkki tekitab küsimusi saalist, aga nali naljaks, et aitäh sulle, Arvi, selle omapoolse vaate eest, et me tõepoolest omavahel enne seda ei ole suurt rääkida saanud ja mul oli ka päris huvitav vaadata, mida sa siia üles panid, sest see on just nimelt vaade nagu kõrvalt, aga on küsimusi. Nüüd nad jäid kõik vaikseks pärast seda. Tegelikult, kui veel ei ole, siis äkki tuleb veel. Meil vahel on nii, et soojenevad üles. Ma esitin ise ühe kontrolli küsimus, et sa mainisid siin ka ära Põxiti ja näitasid ühte telki, et ka huvitavad selles keskkonnas olen mina ka kunagi käinud mitu korda. Geoloogina oli see võimalus. Aga Põxit, et kuidas sulle tundub kõrvalt vaadates, et kas siis nagu põlevkivienergeetika vajab nagu hädatappu, et kirves selga või siis hoopiski võiks lasta tal areneda selles raamistikus, mis küll pidevalt areneb ja muutub nagu ahtamaks, kuid siiski lasta tal areneda kuni nii kaugele, kuni see võimalus on? Ma ütleks selle Põxiti kohta niimoodi, et kõiki võib ju teha.
võib ju ka kinni panna ja kõike võib teha. Küsimus on see, et mis edasi saab, eks ole, et kus ma isegi räägi seda, et kus me elektrit saame, kõiki muid, aga ma ütlen lihtsalt seda, et kes siis hakkab, kas me siis nagu anname lastele, siis ütleme niimoodi, et meie sulgesime, panime kinni, teie hakkate nüüd siis seda reostust, mis kunagi oli, teie hakkate seda tegema, korjate raha kokku ja nii edasi, et see on nagu üks pool, et ei ole ju eriti põlevkivitööstuses võimalik sulgeda ilma jälgi jätmata, eks ole, jäljed ju igal juhul jäävad ja kui üks firma, üks ettevõtlus on lõpetatud, siis seal enam raha ei liigu. Siis liigub raha ainult meie taskust välja, eks ole, selle tegevuse peale. See on üks asi. Teine on see, et ega meil päris tühja kohta pole. Meil on ju ette, kuidas öelda, ju ka DE100 ja kõik nii edasi, et 2030. aastal me fossiilseid kütused ei põleta. No väga tore, aga oleme siis ikka nii rikkad, et kui praegu panime 55 euri iga aasta välja, et oleme nõus panema 250 euri. Mina ei ole. Ma ei tea, võib-olla ta keegi on. Et mõtleme nagu seda ja kolmas on see, et kindlasti tulevad uusi tehnoloogiaid ja kui tuleb salvestustehnoloogia, et on võimalik elektrit karpi panna, lattu panna, siis on nagu teine arenguvõimalus, eks ole, aga täna me nagu peale akud eriti midagi ei näe, eks ole, see on nagu keerulisem mõelda. Et mina loen niimoodi, et keskkonda saab parandada läbi kas tehnoloogia maale tuua või tehnoloogia väljatöötaja on ettevõtlus. Ja selle läbi saab ka keskkonda ja kõiki muid efektiivsust. Nii kui teie pealkiri on, et efektiivsus väiksem jalajälg. Mina võtan seda Põxitit niimoodi natukene näljana ja ma ei võta ausõna, ma ei näe siit, aga võib-olla keegi mõtleb seda tõsiselt, ärge pahandage, aga mina jään selle üle naerma küll. Et okei, aga see on nüüd sellises võtmes muidugi ma võtaks veel juurde siia sinu ettekandest väga huvitava tähelepanuk, et meie järelkasvuga, just inseneride järelkasvuga on täna probleeme, milles osas on tõenäoliselt ka Põxiti ideoloogia noori inimesi mõjutanud, kes ei taha inseneriks minna õppima, nad ütlevad, et nad ei näe nagu väljundit. Meie siin praegu just mõtlesime omavahel natukene, et võib-olla me peaksime järgmise aasta Eesti Energia keskkonnapäevadele mõtlema, kuidas me kutsuksime või saaksime kutsuda asjahuvilisi tudengeid Tehnikaülikoolist kuulama. Et siin on sellist inseneri mõtte üks arenduse võimalusi ja selle töö niisugust hästi huvitavaid pooli oleme täna siin juba pool päeva kuulnud tegelikult, ma usun, ja võib-olla noored inimesed, kes Tehnikaülikoolis täna tudeerivad erinevad erialasid, võib-olla saavad sealt mingit aimdust, et ei ole kõik maha maetud ja on hästi palju huvitavaid väljakutseid ees, näiteks. Ja võib-olla isegi Tehnikaülikoolist hilja, et tegelikult ma saan aru, et kuskil põhikoolis hakkab laps juba nagu ema ütleb, kuhu peab minema. Et gümnaasium või seal, aga kindlasti see läbilõige võiks olla. Aga sinu esimese selle jutu poole, et kujutage ise ette, et kui te usute seda juttu, et energeetika on tubli, et energeetika on kõik väga must ja väga kole ja kohe me paneme ta kinni, kas teie isa emana panete siis ütlete oma lapsele, et kuule, mine õppima eriala, mis tegelikult aastate küsimus, millal ta kinni paneb, eks on. Et päris selge, et nii ei ole. Ja teistpidi ma ütlen ka, et me püüame kõik seda eriala propageerida, näidata teda kõige parematest külgedest, mis on. Juurde pole mõtet midagi iluasju leiutada või luuletada, sest poisid-tüdrukud on targad, nad teavad, aga räägime nii, nagu asi on ja see on meie ühine niisugune mure. Siin ei ole vahet, kas me teeme tuulikutega või päikesega või millega me toimetame. Neid asjatundjaid inimesi, kvalifitseeritud insener on igal pool vaja. Aitäh, Arvi! Palun! Kuidas palun? No nii, tubli. Ärkas inimene. Tore! Tervist, Sander Rudam BNS uudisteagentuurist. Tahtsin küsida, millal tuleb võiks tulla selline, ütleme, et nagu veits seksikam valdkond ka Tehnikaülikooli, nagu oleks taastuvenergeetika instituut näiteks või õppetool või
kuidas nagu sellega on, teile kui kuratooriumi liikmele küsimus? Aga nüüd lühike vastus ainult. Selle kohta öeldakse, et väga hea küsimus, meil on magistrikursus hajaenergeetika, 2 aastat pole suutnud komplekteerida. Instituut ei hakka tegema, kuna sellele õppekavale ei tule keegi õppima. Ei tea, miks. Ütleme, vastus läheb pikaks. Jah, aga ajakirjanikul on võimalik populariseerida valdkonda. Jaa, seda kindlasti. Okei, aitäh! Jah.